Vanaisa, mul on koolis probleemid ju. No lahenda need ära siis noh. Iseseisvalt või? No kas vanemad viisid su psühholoogi juurde ja? Seal kirjutati välja mulle antidepressandid ju. No mis hädapätakate põlvkond see on, et te kõik olete hakanud antidepressantide peal elama, eks ju, täitsa mõtet. Kas teil on elu siis väga raske siis teil tahate öelda või? Ei ole meil kerge, kas sa tead, mis tähendab bullying, eks ju, koolis üldse, vanamees? Bullying? Aga kas sa tead, mis tähendab reket 90-ndatel, oled sa kuulnud poisieluklitt? Kas sa tundu, et te olete liiga ära helitatud, mingi söögid, snäksid, eks ju, internet? Äkki oleks vaja selliseid tablette, mis nägemise tagasi tooks teile nagu? Meie jaoks kõige parem magustoit oli leiva peale lihtsalt, kui sa suhkrut panna ja me oskame seda nautida. Teie olete oma allergiatega ja snäksidega ja kõigega ennast niivõrd ära rikkunud ja videomängudega ja kõige selle jamaga. Ma saan aru, et meie oleme ka nagu süüdi selles, eks ju. Aga probleemi üdi on see, et te elate arvutis, eks ju. Väljas ei käi, ei mängi mänge, ei suhtle sotsiaalselt, eks ju, päris laivis. Nii, aga mina kui vanaisana, mis ma sinna teha saan, eks ju. Tulge lihtsalt sealt korraks, siruta ennast TikTokist ja sealt korraks ennast püsti ja mine käi nagu metsas ja kuula linnulaulu ja tee sõpradega pulli, kõik läheb hästi.